Sa ei jaksa saada molli. Ma luban, ma tahan su ära. Nüüd, kus pühad on ametlikult läbi, saab teha kokkuvõtteid, kuid kõik kokkuvõtted ei ole sugugi meeldivad. Paljudes perekondades toovad pühad kingituste ja ühiselt veedetud aja asemel kaasa hoopis vägivalla. Tänavu sai politsei jõuludest kuni 4. jaanuarini kokku lausa 605 teadet lähisuhtevägivalla kohta. Saame kinnitada tõesti, et viimased 2 nädalat on politseil olnud väga töine ja üle 600 lähisuhtevägivalla teate tõesti meieni jõudis ja alustatud on siis praeguse seisuga 91 kriminaalmenetlust. Need on nüüd need, kus on inimesed tõesti viga saanud, mille osas on siis tänaseks menetlus alustatud. Ülejäänud juhtumite osas, kus siis järelkontroll ka teostatakse, siis selle numbri puhul on suur tõenäosus, et tegelikult see arv kasvab. Selleks, et ohvreid võimalikult kiiresti aidata, kaasati pühade ajal 2 päeval 24. ja 26. detsembril patrulliga ohvriabitöötajad. Pilootprojektina katsetati seda Põhjaprefektuuri patrullides. 26. detsembril reageeris ohvriabi näiteks väljakutsele Lasnamäel, kus purjus agressiivne mees püüdis tungida oma eksnaise korterisse, kus viibis ka nende ühine laps. Ohvriabi? Jah. Las ta läheb sinna naisele. 59. Та хуй ты чисти завтра. Või äkki, kuule viibi nii taga Türe nahku saavas. Madliga räägin. See on tema asjad. Ohvriabi Põhjapiirkonna juhtivspetsialist Mari-Liis Mölderi sõnul oli pilootprojekt väga viljakas. Kui tavaliselt võtab ohvriabi kannatunuga ühendust paari tööpäeva jooksul, siis nüüd oli võimalus reageerida otse sündmuskohal. Ohvriabi töötaja sekkumine aitas päevavalgele tuua ka süsteemse vägivalla, mis oli kestnud juba pikemat aega. Oli lähisuhtevägivalla juhtum, kus siis hilisemal vestlusel ohvriabi töötajaga tõesti selgus, et inimene on nagu kannatanud vägivalla all rohkem ja ta tunnistas ka seda, et ta ei oleks julgenud seda politseile seda lugu avada. Ja see tagaside tegelikult piloodis osalenud patrullpolitseinikelt oligi just see, et nad said oma fookuse seada sellele, mis tegelikult on politsei esmane ülesanne. Enamasti ohvriabitöötajat meil ju kaasas ei ole ja siis peab seda rolli, esmast rolli täitma patrullpolitseinik. Я вас не вызывал. Что там случилось? Я живу на 2-м этаже, моя квартира в расположении. Я слушал видео, слышал визг женский. Я спустился вниз, тут ничего не было слышно. Я пошел к окну и услышал, как женщина орала. Не прям орала. Я вызвал полицию. Praktika on seda näidanud, et tihtipeale, kui esmaselt, siis kuriteole viitavaid tunnuseid ei ole, osapooled väidavad, et tegelikult oli see ainult meil vaidlesime, verbaalne konflikt, kuid hilisemalt siis järelkontrolli käigus siiski selgub, et seal tegelikult on inimesel füüsilised vigastused ja sagedasti antakse ka teada, et tegelikult ei ole see esimene kord. А почему она говорит, что вы ее выгоняете сейчас? Я никого не выгоняю. Ну а почему она вообще-то придумала или что? Она оставила меня с детьми. Так. Дети сейчас против нее. А почему вы решили опять сойтись? Мы подумали, что решили сойтись. Окей, до сегодняшнего дня у вас какие-то еще конфликты были или все было в порядке? Нет. Kohe peal selgus, et tegelikult on naisterahvas, kes oli natukene üle jäänud, tal tekkis konflikt oma abikassaga. Suhtlesime lastega ka, et nad ütlesid, et füüsilist vägivalda ei olnud, et lihtsalt konflikt tekkis, kuna ema kogu aeg kuritarvitab alkoholiga ja lapsed ütlesid, et nad ei taha siin rohkem oma ema korteris näha. Et ema praegu kahjuks läheb meiega ennustusmaja. Eks kõige olulisem oli see esmane kiire märkamine ja võib-olla sellele inimesele sellise tugeva turvatunde tekitamine. Ohver ei pruugi aru saada, et tema suhtes on üldse vägivald toime pandud ja ohvriabitöötaja tõesti sai sel hetkel olla õigel ajal, õiges kohas ja inimest kuulata. Politsei kutsuks ohvriabi hea meelega patrulliga edaspidi, eriti siis, kui on pühad, sest pühade ja lähisuhtevägivald tavaliselt kasvab. 2 ameti koostöö ei küsi ka süüa, ehk selleks ei tule leida rahalisi lisavahendeid, vaid ainult inimesi, kes oleksid valmis ööpatrullis veetma. Täiesti sellist regulaarsust ilmselt sisse tuua ei ole võimalik puhtalt sellepärast, et sellisel juhul ohvriabi põhiteenus oleks meil maas. Et me peame ka ohvreid toetama Sotsiaalkindlustusameti vaates. Aga me tõesti nagu vaatame otsa piloodi tulemustele ja kaalume, kas mingitel ajahetkedel või mingitel perioodidel on võimalik seda pilooti, mis toimus korrata.
Lea Pärenson lisab, et ohvriabi kaasamine on õige samm, kuid selleks, et järgmistel pühadel ei vaataks meile vastu sama kurb statistika, tuleb meil tegeleda ka vägivalla juurpõhjusega. Iga inimene, täiskasvanud inimene, kes teise vastu on aldis kätt tõstma, siis väga sagedasti on tema ise oma lapsepõlves seda sama kogenud. Et seda mustrit on võimalik murda. Alustada saab sellest, et tõesti minna Sotsiaalkindlustusameti kodulehele ja seal on kõik vajalik info olemas selleks, kuidas siis toetada vägivallast loobumist.